Kui 1997. aastal hakati ette valmistama esimest Orupargi promenaadi, siis vaevalt oskasid tollased ideaalgatajad Maire Uustal, Tiina Kasema ja Bruno Uustal ette näha, et sellest sündmusest kujuneb pikk ja ilus traditsioon. Tänaseks on promenaad toimunud 19. korda. Aja jooksul on väikesest intiimsest vastuvõtust välja kasvanud rahvarohke suvelõpu üritus. Muutunud pole aga ürituse eesmärk tähistada Eesti taasiseseisvumist ja väärtustada Oruparki kui kaunist ajaloolist looduskeskkonda. Kui promenaadi algusaastatel oli selle korraldamine Toila valla enda teha, siis vahepealsetel aastatel anti ürituse korraldamine Eesti muusikaagentuurile üle. Nendest aastatest on meelde jäänud suurejoonelised, mitmepäevased, suurte rahvahulkadega promenaadid ja esinejad, keda siia kanti just iga päev ei satu. Sellel aastal oli taasiseseisvumispäeva peaesinejaks Anne Veski, kes oma muutumatu häälega võlus publikut nii eesti kui venekeelse repertuaariga. Viimasel ajal õhus olnud arvamus, et Nitrofert ütleb töökoha üles 426 töötajale, on tänaseks saanud kinnitust. Viimase 12 aasta jooksul, mil Nitroferti omanikuks on olnud Ukraina miljardär Dmitri Firtash, on tehases väetist toodetud vaid pool sellest ajast. Olles teinud 2008. aastal hiilgava tulemuse, kus ligikaudu 1,5 miljardi krooni suuruse käibe juures teeniti üle 800 miljoni krooni puhaskasumit, pandi järgmise aasta lõpus külma dušina tehas seisma. Põhjuseks nii väetise hindade langus maailmaturul kui ka tõsiasi, et Firtashil ei õnnestunud väetise tootmise põhilist toorainet, maagaasi saada sama soodsalt kui varem. Missugune on olukord Töötukassas täna ja milliseid tegevusi kavandatakse töötuse vähendamiseks Ida-Viru maakonnas, palusime kommenteerida Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhatajal Anneki Teelahk. No viimased koondamised, mis meil on teada, on siis Nitrofert ja tulemas Eesti Energia kaevandused, et Töötukassa poole pealt ma tahan öelda, et see on Töötukassa töö. Kui ilmub informatsioon koondamisest, siis meie tegevused on järgmised. Esiteks me võtame ettevõttega ühendust, ettevõtte juhtkonna või personalijuhiga, istume koos maha ja paneme plaani paika, mida me siis teeme, et aidata neid inimesi. Ja reeglina kõik need ettevõtted, kes siin viimased koondamised on teinud, on ise olnud väga koostööaltid, see on nii VKG kui Eesti Energia, kes seda varem on teinud, ja nüüd ka Nitrofert. Et me istume maha, mõtleme, kes need inimesed on, kuidas me neid aidata saame, ja esimene küsimus, mida me lahendama peame, on see, et me võtaks maha sellise kõige suurema paanika, sest et midagi ei ole teha. Ühel hetkel võib juhtuda, et igas ettevõttes võib see koondamine tulla, et siin on põhjusi erinevaid. Üks põhjus on see, et ettevõte läheb uuele tehnoloogiale üle, et vähem töökäsi on vaja, sest iga ettevõte otsib ju efektiivsust ja efektiivsust ka seetõttu, et tõsta nende inimeste palka, kes täna töötavad, sest palgasurve on kõikidel ettevõtetel. Ja teiseks on see, et vahel ei lähe nii hästi turul, kui loodetakse, kas on siis tooraine hinnatõus või mõned teised küsimused, et ettevõte teeb selle otsuse, et paneb oma tootmise kinni, kas ajutiselt või siis pikemaks ajaks. Ja siis me läheme ettevõttesse kohale, nii nagu Nitroferdi puhul läksime kohale, leppisime kokku, mida me teeme, ja siis me pärast seda tegime ettevõttes koha peal infopäevi. Et seal siis me vastasime kõigile küsimustele, mis inimestel võisid tekkida seoses töötuks jäämisega, ja rääkisime ka nendest teenustest, mida Töötukassa pakub, ja ka töökohtadest. Ja samas me pakkusime ka karjäärinõustamise võimalusi koha peal, nii individuaalset nõustamist kui grupinõustamist. Ja nende karjäärinõustamiste tulemusena ma võin küll öelda, et ega siin olulist vahet ei ole, mis ettevõttes inimesed töötavad. Kui inimene on pikka aega ühes ettevõttes töötanud, siis tal reeglina puudub huvi üldse selle vastu, mis tööturul toimub, ja teiseks tal ei ole kogemust kandideerida.
ta ei tea, mis on kandideerimisdokumendid, kuidas endast teisele tööandjale märku anda ja nii edasi, aga see on kõik parandatav ja seda meie spetsialistid saavad teha, oleme juba teinud ja püüame nüüd aidata ka edaspidi. Ja kolmas asi, mida me kindlasti teeme, on töömess koha peal. Ehk et me teeme minimessi, kutsume need tööandjad, kes täna just otsivad samas valdkonnas või sarnases valdkonnas endale inimesi, kutsume sellesse ettevõttesse. Ja Nitroferti tuleb ka 25. 9 tööandjat. Need on tootmisettevõtted, kes siis on päris mitu keemiaettevõtet, kes on Eastman, on Molikorp, Silmet, on Kiviõli keemiatööstus ja on ka toiduainete tööstust, on Rakvere lihakombinaat, on Jamps on see siis kreveti ettevõte ja on puiduettevõte ja on üks päris uus ettevõte, kellest ma praegu isegi ei tea, aga tööstusettevõte, et ta tuleb sinna, võib-olla see on siis nii-öelda kõige positiivsem üllatus, ma ei oskagi öelda. Ja tööandja esindaja tuleb kohale, et seal ei ole mitte ainult pakkumine, aga seal on reaalne võimalus küsida. Et tööandja esindaja on selleks siis keegi juht või personalijuht, tuleb sinna ja reaalselt on võimalus kontakte vahetada, ja küsida ka palgatingimuste kohta, töötingimuste kohta, transpordi kohta, kõige kohta. Et põhimõtteliselt on võimalik ka seal kokku leppida juba tulevane töö. Ja kuna need ettevõtted on need, kes tegelikult endale otsivad tegelikult tööjõudu, et ühelt poolt on ettevõtted, kes on täna peavad lahkuma oma töötajatest ühel või teisel põhjusel. Teiselt poolt on tööturul ettevõtted, kes ei leia endale töötajaid mingil põhjusel, sest nad otsivad spetsiifilisi töötajaid, et on küll tööotsijaid, aga neile vajalikke ei ole leidunud. Et seetõttu me viime need kaks osapoolt kokku ja see on olnud alati väga efektiivne, sellepärast et see on see võimalus, et tööandjad, kes otsivad tööjõudu ja ei leia ja inimesed, kes tahavad tööle minna, aga ei tea, kuhu minna tänaval otsima, keda, et saavad kokku. Ja kolmandaks me võtame sinna siis ka meie vakantsid kaasa, mida meil siis täna Töötukassas pakkuda on, et 400-500 töökohta on iga päev saadaval, nendest kuskil üle 20% on oskustööliste spetsialistide ametikohad, seal ligi 20% on operaatorid, seadmetega tegelevad töötajad, et ma usun, et Nitroferti töötajatele peaks sealt midagi ikkagi meeldima. Meil Ida-Virumaal 4 büroos tuleb arvele iga nädal umbes 200 klienti. See on nii, kas 190 või 220, umbes 200 klienti tuleb iga nädal arvele, uusi kliente. Ja mitu klienti lahkub? Ja lahkub kusagil 250. Päevas? Ja, või 203 nädalas. See umbes selline käibe on, et meil tuleb kuskil 200 ja üle 200 läheb tööle. Et nüüd ongi see üks selline müüt, et arvatakse, et Töötukassas on üks konstantne arv inimesi, kes kogu aeg on arvel. Tegelikult on suur osa nendest inimestest tulevad, keegi läheb. Muidugi meil on ka pikaajalisi töötuid päris palju. Täna on see protsent kuskil 38, aga aasta tagasi oli üle 50. Nii et pikaajaliste töötutega on Töötukassal nii-öelda pikemad meetmed, neid tuleb pikemalt nii-öelda nõustada, motiveerida, neil võib olla veel probleeme. Nüüd need inimesed, kes on koondatud praegu ja koondatakse, nendega on natuke teistsugused meetmed ja meie üks eesmärk on see, et need inimesed ei jääks pikaajaliseks töötuks. Probleemid on erinevad, aga mis tööotsingutel on takistuseks, et esimene takistus on kindlasti see, kui inimesel puudub haridus. Et mida madalam haridus, seda keerulisem on tööd leida. Sinna kuulub ka näiteks keeleoskus. Kui sul on keeleoskus, ütleme keelteoskus vähesem, seda vähem on sul võimalusi. Arvutioskus, igasugused muud oskused. Kõik oskused, mis inimesel on, tulevad plussiks. Kui oskusi on vähem, need on miinuseks. Aga samas võib öelda ka nii, et inimene, kellel on, ütleme, võib-olla ei ole ka kõrget haridust ja on vähe oskusi, aga tal on väga suur motivatsioon tööle minna ja ta on oma olemuselt väga töökas, väga uudishimulik, väga nii-öelda selline motiveeritud töötama, kellel silm särab ja ta ütleb, et ma seda ei oska, aga ma saan selle asja selgeks ja ma teen, et need inimesed saavad ka tööle, et oskused, teadmised ja motivatsioon. Motivatsioon on eriti oluline, et see, et ma võtan ise vastutuse, et ma tahan ja ma saan.
Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammi selle aasta teise taotlusvooru laekus kokku 537 taotlust kogusummas 39,5 miljonit eurot. Enim esitati projekte keskkonnateadlikkuse valdkonnas 165, järgnesid looduskaitse 98 ja jäätmekäitlus 65 projektiga. Rahaliselt taotletakse enim toetust veeprojektidele summas 16,3 miljonit eurot. Järgnevad looduskaitse 6,7 miljoni ja atmosfääriõhukaitse 4,8 miljoni euroga. Rahastuse saavad projektid selguvad detsembris. Esialgsetel andmetel tuli enim taotlusi Tartumaalt 89, Harjumaalt laekus 67 taotlust ning Lääne- ja Ida-Virumaalt kokku 60 taotlust. Keskkonnainvesteeringute Keskus kontrollib taotlust vastavust finantseerimise korrale ja toetuste andmist reguleerivad keskkonnaministri määrusele, seejärel edastatakse nõuetele vastavad taotlused Keskkonnaministeeriumile, kus toimub nende sisuline hindamine. Lõpliku otsuse taotlusvooru laekunud projektide rahastamiseks langetab KIK-i nõukogu. Rahastamise otsused tehakse detsembris ning toetuse saavad projektid, mis hoiavad ning arendavad elu ja looduskeskkonda. Keskkonnaprogrammist toetatakse projekte 10 valdkonnas: veemajandus, jäätmekäitlus, keskkonnakorraldus, looduskaitse, metsandus, kalandus, maapõu, atmosfääriõhukaitse, merekeskkond ja keskkonnateadlikkus. Keskkonnaprogrammi 2015. aasta esimeses taotlusvoorus toetab KIK 583 projekti kokku 22 593 133 euroga.